Tere, Indrek Taukar, Eesti Iluuisutajate Liidu peadirektor. Tere päevast! Ütleme, kuidas olete olümpiaks siis valmistuma hakanud? Kas on nii-öelda trenn juba tehtud ja nii-öelda poistel nii-öelda põlved soojad? Jaa, ütleme, poistel on kenasti karvad roogitud, pestud, kustud, kammitud. Ja arvame, et sellele olümpiale kindlasti läheme suurte lootustega, et küll on Andrus Jalakal ja ema isakal on eelmisest aastast tugevad põlve- ja ajutraumad, aga ma arvan, et ikkagi need suudavad ennast lõppkokkuvõttes kokku võtta ikkagi sellisel suurel areenil, nagu seda on Tartu Lõunakeskuse uisuväli, suudavad anda endast absoluutselt parima. Ja väga tähtis on see, et saab eelnevalt korralikult treeningut teha Viljandi Paalalinna gümnaasiumi uisuväljal, Sulev 5. juhendusel. Ja kindlasti lihtsalt tuleb ennast hoida, et ma arvan, et nad kindlasti saavad sellega hakkama ja see ei tohiks olla esikolmikusse kohe kindlasti nad mõlemad mahuvad ära lihtsalt, et küsimus on praegu vormistamises, et kumb siis jõuab nagu enda kavaga nagu enne valmis või kuidas kellel tulevad spagaadid paremini välja. Kuidas siis ikkagi kommenteeriti nii-öelda eelmise aasta nii-öelda möödapanekuid juhtus ikkagi ju niimoodi, et Ervin Metsaots ei jõudnud isegi mitte, me ei räägi esikolmikust, me räägime esi100-st. Ta oli nimelt 101. võistleja, 103 võistleja. Jaa, no alustame sealt, et see ajalugu ikkagi läheb väga ammu juba, see juhtum juba algas väga ammu, sellepärast, et teadupärast Metsanurk on ju vana parm ise. Ja ega selle Saku Sarvikuga ja Tauruse õludega ei jõua kaugele, et ma arvan isegi, et kui ta esi1000-st välja jääb, ei ole see ka, see on tema jaoks ikkagi hea tulemus. Seepärast, et ega Puiatu poistel ei ole see lihtne tulla sinna niimoodi võistlema. Aitäh, Jaanus Mägi-Küngas täna siin meiega hommikutelevisioonist. Viimane küsimus veel, kõige intrigeerivam võib-olla. Et olite omal ajal tegelikult, te olete ise olnud tegelikult sünnijärgi, olete ju naine. On see tõsi? Vastab see tegelikult, ütleme ausalt tõele. Ma küsin nii-öelda mees-mehel või naide. Jaa, praegu on moodustamisel Eesti transvestiitide klubi, kuhu siis kuuluvad hetkel mina ja Angela. Ja ega ei ole kerge tõesti olla, teate, naise pükstes sündinud meesterahvas, aga ikkagi läbi iluuisutamise ma olen saanud sellest august nagu välja ja ütleme nii, et praegu ikkagi ma olen lugupeetud uisutreener ja ka tuntud poliitik. Olen Mustla vallavanema abi põlluvaldkonnas ja üldiselt ega elu loksub nagu paika, et ütleme kindlasti ma ei leia võib-olla endale sellist partnerit, nagu ma sooviks, aga ega selline käsitöö on ka vahepeal ju mõnus. Aitäh teile täna, Jaanus. Palun väga, aitäh.